Iraani sõda on kestnud nädalaid ning üha enam arutatakse, kui kaua USA seda jätkata suudab. Siin on minu arvates paar olulist eksiarvamust. Üks praktilisel ja teine strateegilisel tasandil. Seega tahan ma täna selgitada, milline on olukord. See tähendab esiteks seda, et ma selgitan, kuidas Ameerika Ühendriigid on sõjakulud sisuliselt sotsialiseerinud, tekitades lõhe nende vahel, kes sõja eest maksavad, ja nende vahel, kes otsustavad, kas sõda jätkub. Ma ei usu, et see annab USA-le suurt optimismi põhjust. Olukord pole nii dramaatiline, kui avalikus arutelus väidetakse. Siiski, probleemi tunnistamine selgitab kindlasti, et olukord on kõigi jaoks, kes elavad väljaspool Ühendriike, hullem. See ütleb meile olulist Hiina võimaliku Taiwani sissetungi riski kohta. Teise selgituse järgi ei käi sõda ainult selle üle, kes esimesena alla annab. See puudutab ka seda, kuidas kõige paremini kujundada läbirääkimisse teel saavutatud kokkulepet, juhul kui Iraani valitsus vahepeal ei varise kokku. Ameerika Ühendriigid seavad Iraani tegevustele olulisi füüsilisi piiranguid. Lubage mul lühidalt kokku võtta Ameerika Ühendriikide põhiprobleemi. Me oleme varem arutanud Pentagoni keskset muret, et USA varud ei ole heas seisus. Seega, kui Valge Maja soovib, et midagi jääks alles, et heidutada Hiina Rahvavabariiki Taiwani ründamast järgmiste aastate jooksul, ei saa USA sõjavägi lõputult tulistada. Kuid Hormuzi väin suletakse, on avalik arutelu liikunud teemalt metallteemale vaimujõud. Ja see kehtib mõlemal pool võrrandit. Ameerika Ühendriikide jaoks taandub probleem peamiselt tavainimeste majanduslikele muredele. 13 kaotuse kandmine üle 2 nädala kestnud võitluses pole poliitiline probleem ega vähenda nende perede kaotust. Võrdluseks, USA kaotas Iraagi sissetungi ajal 196 inimest ja kokku umbes 4500 kogu mässuliste perioodil. Samuti ei pööra tavainimesed metallivarudele erilist tähelepanu. Meile meeldib elada julgeolekumullis, kuid vahel on kasulik reaalsusega silmitsi seista. On suurepärane, et vaadates seda videot, mõistad ilmselt hästi, millise majandusliku katastroofi Taiwani invasioon tooks. Aga see kõik on väga abstraktne nende inimeste jaoks, kes töötavad täiskohaga ja mõtlevad, kuidas kuu lõpus arved makstud saada. Lainates kunagist väljendit. Asi on majanduses rumal. Ja kui miski üldse suudab Trumpi seikluslikkust ohjeldada, on see elukalliduse kriis Ameerikas. Õudades, et see toimub Ameerikas. See on inflatsiooniprobleem, mille põhjustab naftahinna tõus. Selle video kirjutamise ajal on hind tõusnud umbes $27 barreli kohta, mis tähendab umbes 67 senti galloni kohta tanklas. See on hinnatõusudes kõige nähtavam ja see pöörab Ameerika avalikkuse sõja vastu. Või täpsemalt, see pöörab veelgi rohkem ameeriklasi sõja vastu. Tavaline ameeriklane ei pruugi olla endise ajatolla fänn ega näha kasu tema kõrvaldamises. Nad näevad aga selget kahju selles, kui nad peavad kõige eest rohkem maksma. Spektri teises otsas on Iraani valitsus, kes võitleb ellujäämise eest. Ameerika Ühendriigid püüavad Iraani riigiaparaati lammutada ja meelitada kodanike valitsuse vastu pöörduma. Teisisõnu, Islami Vabariigil pole muud valikut, kui hoolida sügavalt selle sõja tulemusest. See olukord meenutab Vietnami, kus üks pool tuidab, sest hoolib rohkem panustest, mitte võimsuse tõttu. Seetõttu arutletakse palju, kas Ameerika Ühendriigid suudavad sellest sõjast väljuda millegagi, mis meenutaks võitu. See intuitsioon tabab midagi väga olulist kriisiolukorras läbirääkimiste stiimulite kohta. Mäletate, kuidas ma sõjakulusid illustreerides olen sageli hoolikas, et kirjeldada neid kui füüsilisi kulusid, mida kaalutakse selle põhjal, kui palju pooled hoolivad kaalul olevatest sisulistest huvidest. See tähendab, et kulude arvutamiseks jagatakse füüsilised kulud auhinna väärtusega. Kiire meeldetuletus. Ma olen päriselt professor ja päriselt mänguteoreetik. Ärge leppige asendustega. Kui USA'd huvitab sisuline tulemus vähe, tunduvad need kulud liialdatud. Teisalt, kui Iraan seab riigi ellujäämise kõige tähtsamaks, muutuvad tema sisemised kulud peaaegu olematuks.
see ongi põhjus, miks sellised sõjad on Ameerika Ühendriikidele nii keerulised. Hanused näitavad halba lähtepositsiooni. Mõned sõda puudutavad arutelud liialdavad Valge Maja kulude olukorraga. Kui mitte midagi muud, siis Trumpi administratsioonil on õnnestunud märkimisväärne osa sõjakuludest teistele edasi kanda. Kuigi tavalised ameeriklased tajuvad kõrgemaid hindu, ei taju nad laiemaid globaalseid kulusid. See maksja ja otsustaja lõhe tuleb selgelt välja Hormuzi väina sulgemise tagajärgedes. Bensiini hind tõuseb umbes 67 senti galloni eest. See summa kehtib kõigile, mitte vaid ameeriklastele. Ameerika Ühendriigid tarbivad umbes 20% maailma naftatoodangust, mis tähendab, et ameeriklased kannavad umbes 20% kõrgema kütusetarbimise otsestest tagajärgedest. Pean lisama sõna otsene, sest ameeriklaste osakaal tarbimises, mis pole vaid bensiin, on veidi suurem ja kõrged bensiinihinnad mõjutavad ka muid oste. Ameeriklased ei kanna siin enamiku tagajärgede raskust. Ameerika Ühendriigid on nafta netoeksportija. Kõik seotud ettevõtted saavad kõrgematest hindadest kasu. Kui sul polnud ärilisi huve Pärsia lahe piirkonnas, kõrvaldas sõda umbes 20% sinu konkurentidest. Naftafirmade aktsiad on peaaegu rekordkõrgel. Võrdle seda näiteks Hiinaga, mis tarbib 16% maailma naftatoodangust, kuid peab sellest 70% importima. Sellel on suurem majanduslik mõju ja see on strateegiline võit USA-le. Pea meeles, et kui USA muudab strateegiat ja hakkab Iraani naftataristut rivist välja lööma, on see strateegiline eelis USA ja Hiina julgeolekusuhetes. Või kuidas on Kuubaga, riigiga, mis seisab juba silmitsi de facto naftaembargoga. Varem kõhklesid riigid sinna naftat saata. Pärast Hormuzi sulgemist puudub neil praktiliselt igasugune stiimul seda teha, kui naftabarrelid toovad mujal maailmas kõrgemat hinda. Riik on pimedusse vajunud ja mustal turul maksab gallon bensiini umbes $35, samas kui keskmine kuupalk on vaid $20–25. Nagu Hiina puhul pole see Ameerika Ühendriikidele kulu, vaid kasu. Piirkondlikud partnerid kannavad suuremaid sõjalisi kulusid, kuna nad asuvad Iraani droonide ulatuses. See ei ole Valge Maja otsene kulu. Ukraina peab peagi tegelema Kremliga, mis sai majandusliku ootamatu tulu ajal, kui raha hakkas nappima. Kas see ei ole otseselt kulu, mida Valge Maja ise kannab? Kas see on hea viis rahvusvahelises süsteemis poolehoidjate võitmiseks? Kindlasti mitte. Aga kas see on üldse kunagi olnud Trumpi administratsiooni prioriteet? Ameerika ennekõike pole vaid lõõklause. See on tegelik poliitika. Peamine järeldus on, et maksja ja otsustaja lõhe määrab sõja tulemuse. Maksja on põhimõtteliselt kõik. Otsustaja on lihtsalt see isik, kes istub Valges Majas. Kui mõelda sõja kuludele Ameerika Ühendriikidele, on oluline seda teha kontseptuaalselt, sest on lihtne ekslikult arvata, et USA sõjakulud ulatuvad kõigi nende probleemide tõttu siiani. Kui Trumpi administratsiooni huvitab vaid see, mis toimub USA-s, pole olukord kahepoolsetes läbirääkimistes nii tõsine. Ärge tehke kiirustades järeldust, et Ameerika Ühendriigid on Iraani suhtes halvas läbirääkimispositsioonis lihtsalt sellepärast, et ülejäänud maailm on leekides. See, mida see ütleb USA ja traditsiooniliste partnerite suhete kohta, on juba teine teema. Teistele riikidele peale surutud negatiivsed välismõjud loovad huvitava geopoliitilise dünaamika. Eile arutas Trump teiste riikide rolli USA abistamisel Hormuzi väina avamisel. See läheb kaugemale miinide eemaldamise küsimusest, mida me paar päeva tagasi arutasime, ja nüüd hõlmab see ka saatjate pakkumist piirkonda läbivatele tankeritele. Ülemaailmne reaktsioon on olnud tõrjuv. See tundub mõistlik seisukoht. Ameerika Ühendriigid tekitasid selle probleemi ja peavad selle lahendama. Kui lõhud, siis maksad. Eriti NATO riigid vaatavad olukorda ja vastavad selgelt. See pole minu asi. See on Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon ja sõjaline kriis toimub Lähis-Idas.
mis viimati, kui ma vaatasin, ei asu Põhja-Atlandil. Laiem vastupanu põrkub tegelikkusega. Teised riigid kannatavad tagajärgede all ning Ameerika Ühendriigid katavad endiselt vaid osa kuludest. Isegi kui me oleme praegu ummikseisus, on usutav arvata, et lõpuks annab riikide koalitsioon järele ja alustab seda protsessi. Näeme juba pealkirju, kus Jaapan kaalub mereväe kasutamist naftale juurdepääsu tagamiseks. See on kindlasti midagi, mida ma pole kunagi varem kuulnud. Siiski, see ei teki üleöö iseenesest. See on kollektiivse tegevuse probleem. Vaina kaudu liikuv nafta on avalik hüve, sest suurem pakkumine langetab hindu. Aga see annab üksikutele riikidele vähem motivatsiooni osaleda. Osalemine on kulukas mitte ainult laevade lähetamise tõttu, vaid ka seetõttu, et on reaalne oht tule alla sattuda. Osalejad saavad ainult osa kasust. Selle tulemusena võib see segadus kesta veel kaua. Ma arvan, et tuleks lühidalt käsitleda sellega paralleelset probleemi. Järgmist doominokivi, mis võib langeda. See on ka see, mis viiks olukorra tõelise 3. maailmasõja mõõtmetesse. Ma viitan Hiina Rahvavabariigi sissetungile Taiwani. See oleks tõsine mure, kui Pekingil oleks piisavalt dessantlaevu, kuid tundub, et praegu neid pole. Veel mitte. Iga sissetung hävitaks Taiwani pooljuhtide tööstuse. See võib viia maailma majanduse sügavasse langusesse või isegi hullemaks. Kui oleks ülemaailmne majanduse planeerija, paneks ta selle kindlasti keelatavate asjade tippu. Peking kogeks vaid osa tagajärgedest. Ja kui Xi Jinping on ainus, kes otseselt otsuse teeb, siis ülejäänud majanduslikud tagajärjed ei pruugi tegelikult eriti rolli mängida selles, mis tegelikult juhtub. Maksjaja otsustaja erinevus ilmneb taas. Saame vihjeid kollektiivse tegevuse probleemidest, mis piiravad lahenduse teostatavust. Kui Hiina Rahvavabariik suudab kulud teistele kanda, peavad teised ühinema, et sissetungi heidutada. Kuid taaskord, iga üksiku riigi panus toob sellele konkreetsele riigile vähe otsest kasu. See soodustab jänesesõitu, vähendab Taiwani julgeolekurahastust ja suurendab võimalust, et Peking võib peagi oma õnne proovida. Tulles tagasi Iraani juurde, arvatakse ekslikult, et see on kurnamissõda, mis lõpeb vaid ühe poole täieliku võiduga. See tähendaks Iraani valitsuse kukkumist või USA lahkumist. Sõja lõpetamine ei näe tavaliselt nii välja ja raske on uskuda, et isegi osa sellest juhtuks. Ameerika Ühendriigid ei taotle tegelikult Iraani territooriumi, nagu graafik näitab. Poliitiline eesmärk on piirata Iraani geopoliitilist mõju piirkonnas. See on lihtsam, kui Iraani valitsust pole. Just see ongi USA sõja eesmärk. Kui see ebaõnnestub, on USA ja Iisrael suutnud Iraani sõjalist võimekust oluliselt vähendada. Seetõttu on raske näha, et Teheran oleks pärast konflikti tähtis piirkondlik tegija enne mitme aasta möödumist. Võrdlused Vietnamiga ei ole õiged. See pole vaid seetõttu, et USA-l pole kohal vägesid, vaid ka kuna Washingtoni poliitilised eesmärgid ulatuvad Iraanist kaugemale ning Iraani sõjalise võimekuse nõrgestamine aitab neid saavutada. See, kui palju Washington suudab Iraanilt lisaks välja pigistada, sõltub mõlema poole pühendumusest sõjale. Isegi kui märkimisväärne osa kuludest läheb mujale, peab Valge Maja siiski tegelema kõrgemate kütusehindade poliitiliste tagajärgedega. Ma näen, et see võib areneda kahel viisil. Üks võimalus on, et Trump ei hooli eesootavatest valimistest. Tal lõpeb ametiaeg 2028 ja teda ei pruugi huvitada vabariikliku partei edu. Seetõttu ei huvita teda 2026. aasta vahevalimised ja ta jätkab sõda samas tempos. Tõenäoliselt võidavad demokraadid ja kongress kasutab 2027. aasta jaanuaris rahakoti võimu Trumpi ohjeldamiseks. Vabariiklased on kongressis raskes seisus. Kõik kaalukeele ringkondades kaotavad, kuid kardavad, et Trumpi ohjeldades pöördub president nende vastu ja nad kaotavad ikkagi. Tuled kannatada ja loota sõjas heale.
see tähendab, et keskmine ameeriklane näeb sõja maksumust ühtemoodi, kuid Trumpi see ei huvita. Trump näeb sõja maksumust teisiti, sest ta ei võta tagajärgi tõsiselt, kui loobub oma valimisväljavaadetest. Maksja ja otsustaja lõhe ilmneb taas. Teine võimalus, kuidas see olukord võib muutuda, on see, et Trump hoolib siiski sellest, mis toimub valimisrindel ning seetõttu peab administratsioon tegema otsuse, kas jätkata Iraani võimsuse kurnamist või võtta vastu suuremad kulud. See kehtib eriti juhul, kui Iraan suudaks korraldada rünnaku USA territooriumile, mis, nagu me varem oleme arutanud, on tõsine julgeolekuprobleem. See annaks Iraanile tugevama läbirääkimispositsiooni. Pea meeles, et mõlemal juhul arvestame sunniviisiliste läbirääkimiste lahendusega. Isegi kui Trump on valmis sõda pärast vahevalimisi jätkama, ei pruugi ta seda teha. Iraan võtab selle mõju sõja tulemusel arvesse ja rajab sellele läbirääkimised. Siin võib näha mõningaid sügavamaid probleeme. Esiteks eeldab läbirääkimisruum, et sisemise mässu tõenäosus on vähenenud. Seega on võimaluste sõjaaken Ameerika Ühendriikide jaoks sulgunud. Viitasin, et võiks olla 2 erinevat Trumpi administratsiooni tüüpi. Kummalgi erineb pühendumus sõja jätkamiseks. Kui Iraan ei tea tegeliku pühendumuse taset, on see klassikaline varjatud teabest tulenev läbirääkimistõrge. Ja sõda kestab seni, kuni küsimus lahendatakse. Ühesõnaga, see on segadus. Ma arvan, et olen täna juba piisavalt teinud, et sõjaudu tihendada. Võiksite vaadata mõnda muud Lähis-Ida konflikti käsitlevat videot, mis selgitab teemat paremini. Sellest hoolimata, kui teile tänane video meeldis, siis palun pange like, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Olge tublid!